Helena, palju õnne sulle. Meistritiitel jälle sinu, mitmesse sul juba on? Aitäh! Noorteklassis on see minu esimene meistritiitel, aga kokku oleme olnud juba päris mitmel aastal meister, et ma nüüd nii peast täpselt ei mäletagi. Saavutusi on nii palju, et järg läheb segamini. Kas siis nii päris, aga mõni juba on. Räägi tänasest võistluspäevast. Nädalavahetus oli tegelikult raske tänu sellele kuumusele. Kuidas te vastu pidasite Kassandriga? Võistelda oli tõesti raske see nädalavahetus, sest et kuumus on 30 kraadi ja laus päike ka, tuult eriti ei ole. Nüüd on, aga võistluste ajal ei ole. Ja siis hobune tundis ennast nagu väga väsinuna, ma võin öelda, et ma pidin teda väga palju aitama, et ta ise ka siiski näitaks oma parimaid külgi. Et tõesti ei olnud lihtne ja üks sõit on mees ka veel, et see võistlus on karm. Eelmisel aastal oli samamoodi kuuma rekord samal ajal kui meistrivõistlused, et kas eelmisel aastal oli raskem või oli sellel aastal raskem? Ma ütleks, et mul see aasta isiklikult on raskem, kuna ma sõitsin noorhobuseid ja sõidan 2 klassis enda hobuse Kassandriga ka, sõidan nii noori kui juunioreid. Ja 2 starti päevas ühe hobusega ikkagi, et see on talle raske ja see on mulle raske ja ma usun, et see aasta on kindlasti mitte lihtsam. Mis tuli teil hästi täna välja? Täna tuli üldiselt kõik päris hästi välja, et ma jäin traabi osaga päris rahule, piruetid, mis on suht uus ja raske harjutuste alla, tulid hästi välja, jalavahetused olid kõik okeid ja üldiselt ta oli täna rohkem minuga kui eile, et eile tõesti ma tundsin, et kuidagi hobune ei olnud omas mullis, et me ei olnud me ei töötanud koos, vaid ta tahtis natuke eraldi töötada minust ja ei olnud hea tunne, aga täna ma tõesti tundsin, et ma saan sõita ja mulle väga meeldib muusikalist vabakaua sõita, sest et see on minu enda tehtud, minu enda muusikaga ja see annab siukse võimsama tunde. Aga suur tänu sulle ja soovime sulle edu järgmiseks stardiks, et pidage vastu! Ja aitäh!